Tere taas kõik kuulajad ja vaatajad. Olen siis üle pika aja jälle eetris ja mõtlesin täna rääkida natukene peegelduste teemast. Viimasel ajal on jäänud kõrva hästi palju see, kuidas kasutatakse seda sõna peegeldused väga erinevates kontekstides ja inimesed mõistavad seda hästi erinevalt. Ja mis mind siis jäi nii-öelda kummitama, et öeldakse peegeldused, et tema peegeldas mulle tagasi minu mõtteid või mina peegeldasin talle tema mõtteid. Et siis kas seda saab võtta nagu peeglina selles mõttes, et kui mina väljendan oma mõtteid või tundeid ja keegi siis nii-öelda peegeldab mulle seda, siis mida ta tegelikult peegeldab? Ta peegeldab ju seda, mida tema sellest nii-öelda välja luges, mis tunne temal tekkis ja mida tema sellest arvab. Aga kust tulevad meie mõtted ja meie arvamused? Need tulevad ju tegelikult meie enda sisetundest ja sellest, mis toimub meie enda sees, meie enda kogemustest. Et siis, kui keegi peegeldab meile meie enda juttu, siis minu jaoks on see tegelikult täielik kõverpeegel, sest ta ju peegeldab seda, mis toimub tema sees. Et selle läbi saan mina teada tegelikult, mis toimub temas, aga mitte seda, mis toimub minus. Nii et ma ei ütleks, et see on nagu selles mõttes peegeldus. Aga samas ma ei ütle ka, et see vale on. Et teatud kontekstis on see kindlasti väga huvitav kogemus. Ja teistpidi sealt võib tulla palju huvitavaid mõtteid ja tundmusi, millega nagu ise edasi liikuda. Aga seda pigem juhul, kui see inimene, kes mulle seda peegeldab, on tegelikkuses ka väga heas kontaktis iseendaga ja tal on hea tunnetus. Et kui mind peegeldab nii-öelda sellisel meetodil tagasi inimene, kes on ise väga keerulises raskes kohas ja ta ei saa aru, mis tema sees toimub, siis ta ju peegeldab seda kõike läbi enda selle segaduse, mis tema sees on. Nii et, ja kui siis satub kokku nii-öelda peegeldama kaks inimest, kes on parasjagu väga puntras mingites teemades, siis mis võib olla tulemus? Tulemuseks võib olla see, et on totaalne ülemõtlemine, sest sa korjad üles nii enda mõtted, enda ego projektseerid nüüd ja siis teise omad ja lõpuks on see selline sasipundar, et sa ei saa enam üldse aru, kuhu liikuda või mida teha, mis siis on tõde ja mis ei ole tõde. Aga teises kohas võib selle väga hea olla, kui peegeldavad inimesed, kes on väga tugevas kontaktis ja kellel on ka tunnetus väga hea teiste energiate suhtes, siis tulevad need peegeldused mitte enam nagu mõtetest, vaid pigem tunnetusest ja sellest, kuidas sina teise inimese energeetikat loed või tunnetad. Ja sealt pinnalt võib tulla väga palju vajalikku infot, mis aitab sul nagu päriselt edasi liikuda. Et see on siis nagu seda sorti peegeldamine. Aga see meetod, mida mina tegelikult ise kasutan ja mida mina õpetan, on peegeldus selles mõttes, et kõik väline peegeldab meile meie sisemust ja ma suunan sind esitama küsimusi iseendale. Ehk siis sa teed tööd selle nimel, et see pilt, mida sa väljapool näed, et sa läbi küsimuste iseendale ja läbi tunnete, enda sisetunde jõuad endas nii sügava kontaktini, et see peegelpilt muutub puhtaks ja selgeks. Et sa õpid nägema ja looma puhtaid seoseid, miks mingi asi välises on nii, nagu ta parasjagu on ja mida see siis peegeldab sinu enda sisemuse kohta. Et tegelikult meil ei ole vaja neid teiste inimeste mõtteid selleks, et aru saada, mis meie sees toimub ja milline see peegeldus parasjagu on,
vaid tegelikkuses, kui sa õpid selgeks selle, et kuidas enda sisse vaadata ja milliseid küsimusi endale esitada, siis see saab olla sinu jaoks kõige puhtam ja selgem peegel alati. Siin ei ole moonutusi. Siin on ainuke moonutus, mis tekib, on sinu enda egost, kes ei luba sul vaadata ja kes ei taha tunnistada sinus neid varjukohti. Aga kui sa sellest läbi närid ja oma egost suudad mööda minna ja julged vaadata sinna sisse ja tunnistada seda, et sa ise oled ikkagi kõik loonud, mis sinu ümber on, siis tegelikult on see väga võimas tööriist. Ja siis ei ole meil vaja enam neid läbi teiste mõtete kõverpeegleid. Nii et jaga mulle tagasisidet, kuidas sulle tundub see mõte. Mis on sinu jaoks peegeldus ja millisel meetodil sina seda kasutad, kui üldse kasutad. Aga tänaseks kõik ja ilusat päeva sulle!